Pärandiga tegelemine on toonud minu ellu eelkõige mõistmise, kui suure kingituse osaliseks me oleme saanud. Meil on meeletult vedanud, et oleme sündinud just Eestis. On eriline, et lisaks headele elutingimustele on meil veel tänapäevalgi elav pärimuskultuur, mis meile endile vahel ehk isegi märkamatuks jääb. See on peitnud end argipäeva maagiasse, kodumetsa kaasikusse ja vanaema riidekappi. Seepärast on pärandiga tegelemine toonud kaasa ka missioonitunde. Kui meil, kõigest miljoni inimesel, on nii väga vedanud, siis peame selle eest ka vastutust kandma. Kui meie ise pärandi hoidmise ja taasloomisega ei tegele, siis ei tegelegi keegi, sestap kannab pea igaüks meist isiklikku vastutust. Seda vastutust kannan nüüdseks suurima rõõmuga ka mina. Kui hakkasin pärimuskultuuriga tegelema, ei osanud ma arvata, et võin tõesti pärimusse ära armuda. Nii sügavalt armuda, et nüüdseks mõtlengi täiesti siiralt, et see on üks valdkondadest, millega soovin tulevikus edasi töötada. See mõistmine tuli eelkõige tänu arusaamisele, et tollane mõttemaailm on inspiratsiooniallikana niivõrd viljakas ning sellega töötades ei pea ilmtingimata olema tagasihoidlik ja konservatiivne. Senikaua, kui suhtuda esivanematesse austusega, on meile pärandatud materjaliga töötamiseks piiramatult võimalusi. Vöö on rahvuslikest kirivöödest ning ornamendist inspireeritud 7-meetrine hiigelvöö, mis läbi lavastusliku lahenduse kõneleb eestlaste elutervest suhtumisest siin ja sealpoolsusesse. Loomeprotsessi alguses hakkasin uurima, miks vaatamata ornamendi tähendus ja sümbolimirikkusele on selle kunagine vägi hääbumas. Artiklis ornamendi kaitseks kirjutas kunstnik Kärt Summatavet ornamendi kõne ja mõjuvõimest. Nimelt, rahvariides vöö sisse ju kirjutati. See koosnes nii värvist, arvust, sümbolist kui ka nimest. See oli omamoodi keel, mida me täna enam sel moel lugeda ei oska, sest kunagine tähenduslikkus on praeguseks muutunud vaid visuaalseks dekoratsiooniks. Rõivastuses on tihti iidsed geomeetrilised kujundid säilinud muutumatul kujundil sajandeid, sest inimese ja tema piiride tähistamisega seotud sakraalne sfäär on konservatiivne. See mõtterida viiski otsuseni ornamendi tõlgendamise vajalikkusest. Võtsin eesmärgiks taas luua see sellisel kujul, mis puudutaks ja kõneleks tänapäevaselt arusaadavas keeles. Peamise esemelise inspiratsioonina kasutasin Tõstamaa kihelkonnast pärit inimfiguuridega kirivööd, mille joonistasin üles Heimtali muuseumis etnograafia praktikal viibides. Mäletan, kuidas muuseumikirstust leitud vöö 2 õnnetut juppi torkasid teiste seas kohe silma, kui teised vööd jäid kuidagi kaugeks. Need olid liialt ilutsevad või harjumatult geomeetrilised, siis see vöö oli minu jaoks kutsuv. See oli lihtne, soe ja humoorikas. Antud projekti käivitav impulss saabus aga kuu aega hiljem. Nimelt Muhumaa ligi 10 meetri pikkustest vöödest, mille sisse naised end keerutama pidid. Keerutamise ning figuuride seostamisest alates muutus projekt liikumis- ja inimkehakeskseks. Otsustasin luua 2-poolse hiigelvöö, mille panevad elama inimesed, kes tantsivad sellega ning selle sees ornamenti, moodustades vööga ühe terviku. 2-poolse vöö tähendus on seotud siin ja sealpoolsusega. Nimelt, pöörates vöö pahempidi saab luua ühenduse teispoolsusega. Parempidi kandes kaitseb see aga teispoolsusesse langemise eest. Vööga terviku moodustavad inimesed tunnevad endaga mõlemal pool hästi. Osalt soojadele mälestustele seoses vanaema käsitöökatsetustega, kuid teisalt ka suure tööprotsessi haiglases igatsuses otsustasin valmistada hiigelvöö täiesti nullist, kasutades märgviltimist. Toormaterjaliks valisin Kihnu lambaville, mille töötlesin villahiieks Viljandi villavabrikus. Vahepeale jäi lammaste paitamine ja sealsamas nende villa puhastamine, hiljem pesemine, kuivatamine, huntimine, kraasimine ja seejärel alles viltimine. Viimase etapina on 7-meetrine vöö kaetud käsitsi värvitud puuvillaste kangatükkidega. Pooleaastase ettevõtmise jooksul kogesin, et esivanemate mõistmise jaoks peab võtma aega ning just meditatiivne käsitöö on selle mõiste proovimiseks sobiv.
Lisaks pikaajalisele tööle on teose teiseks oluliseks märksõnaks koostöö. Vöö sisse mahub 8 inimest. Teos ärkabki ellu vaid tänu inimestele, kes liiguvad vööga, vööl ja vöös. Lisaks 8 liikujale aitasid ideed teostada vähemalt 2 korda sama palju inimesi. Soov kaasata palju liikmeid tuli mõeldes tänapäevasele eraldatusele. Elame maailmas, kus füüsiline koostöö ei ole enam elamiseks hädavajalik. Teadlikult paljude inimeste kaasamine tasakaalustas üksildase ettevalmistustöö ning avas võimaluse ka teistel tehtud tööd tõlgendada, kaasa rääkida ning koos luua. Tänaseks on ühisloominguna valminud lavastuse peamiseks sõnumiks jutustus hingede rituaalsest teekonnast teispoolsusesse, kus esivanemate uskumuste kohaselt jätkub lahkunute elu. Selle teosega tahan neile hingedele öelda aitäh. Aitäh!